Tervislik toitumine on alati oluline, kuid raseduse ajal selle olulisus sõna otseses mõttes mitmekordistub. Räägime teist korda emaks saava Mirjamiga sellest, millised on olnud tema toitumisharjumused raseduse ajal ning uurime, millised on tema kummalised rasedaisud. Sul on nüüd teine rasedus, et on nagu mida võrrelda, et kuidas need läinud on? Hästi on läinud selles mõttes, et nad on üsna sarnased need rasedused, et mu kõige suurem õnn on see, et ma ei võta väga palju kaalus juurde. Ma ei lähe paiste ega ei tunne ennast raskena, et mul on tähtajani 1,5 kuud jäänud ja ma tunnen ennast ikka veel üsna iseendana. Aga vahe on nende kahe vahel eriti nagu toitumise osas on just see, et kuna mul on nüüd suurem laps ka majas, siis ma pean toituma regulaarselt ja täisväärtuslikult, sellepärast et tema peab sööma, vanem laps peab sööma täisväärtuslikult ja regulaarselt. Mis tähendab seda, et ma paratamatult teen seda, et isegi kui mul on hommikul on halb olla või õhtul olen väsinud ja tahaks pigem võib-olla võtta vastu vale otsuse ja võib-olla mitte süüa või mitte süüa kõige paremini, siis ma paratamatult teen seda niikuinii, mis tähendab seda, et ma söön hästi ja ma söön nagu piisavate vahedega. Rasedusaegne kaalutõus on kõikidel naistel erinev. Minimaalselt võiks raseduse jooksul juurde võtta 6–8 kilo. Keskmiselt jääb see tavaliselt 10–12 kilo juurde. Sa ennist ütlesid, et sa teed nüüd tervislikumaid toiduvalikuid suuresti just sellepärast, et sul on vanem laps ka, kes peab saama iga päev tervislikult süüa. Aga et kuidas sa sõnastaksid need oma põhimõtted, mille järgi sa perele süüa teed ja kuidas sa neile süüa valid? Kuna ma armastan söögitegemist väga ja kokakunsti ja see on minu kõige suurem kirg ja hobi, siis kõige tähtsam on see, et tooraine oleks kvaliteetne ja puhas. Ehk siis meil ei sööda kindlasti poolfabrikaate ja purgikastmeid. Muidugi meie sööme selles mõttes, et meil ka süüakse teinekord kiirtoitu, kui isu tuleb, et see ei tähenda, et me oleksime puhtalt ökod ja 100% looduslikud siin, eks ole. Aga lihtsalt, et asjad oleksid tasakaalus, et kõht oleks täis ja et toit oleks puhas ja aus. Rasedus ei ole haigus ning seega ei erine ka rasedusaegse toitumise põhimõtted eriliselt üldistest toitumispõhimõtetest. Kindlasti ei peaks rase naine uskuma müüti mitme ees söömise kohta. Pigem võib ette tulla seda, et kuna laps raseduse viimastel kuudel kasvab ja maole peale surub, ei suuda rase korraga palju süüa. Siis võiks süüa väiksemaid portsjoneid kui tihemini. Aga kuidas muidu, kas sa kohvi näiteks jood? Kuna mul on muidu ka hästi madal vererõhk ja raseduse ajal veel eriti, siis mulle ütles ämmaemand ka kohe, et võid jätkata kohvi joomist, et ennast hästi tunda, et siis ma tunnen ennast hästi, kui ma kohvi joon, ma joon niikuinii lahjat kohvi ja kontrollin, et ma ei pingutaks kofeiiniga üle, sest kui ma ei taha nagu surisada ka päris. Et siis ma joon endal väikse hommiku kohvi ja võib-olla õhtul ühe lahja latte ees. Kui mõõdukas kohvi joomine rasedale keelatud pole, on kindlasti neid harjumusi või ahvatlusi, millest raseduse jooksul loobuma peaks. Alkoholi joomine raseduse ajal vast ei ole prioriteet, et see ei ole raske asi, millest loobuda. Ja samamoodi ma arvan kõiki teistsuguste halbade harjumustega nagu suitsetamine ja alkoholi joomine ja et see 9 kuud ei ole kõige pikem aeg, kus nagu ennast püüda tagasi hoida nagu õilsa eesmärgi nimel, et see ei ole asi, mis nagu peaks olema raske asi, millest loobuda. Ka toitumisnõustaja ja ämmaemand Ülle Lember on Mirjami põhimõtetega igati päri. Ta nendib, et sageli pole noored naised enne rasedaks jäämist siiski end täisväärtusliku toitumise põhimõtetega kurssi viinud. Väga tore oleks, kui rasedal oleksid juba eelnevalt teadmised tervislikust toitumisest üldse. Et siis võiks teada, et tuleb iga päev süüa köögivilju ja puuvilju, marju, et võiks süüa täisteratooteid, teravilju piisavas koguses ja kvaliteetseid valguallikaid nagu liha ja kala. Ja võiks olla ka selline oskus natukene jälgida
poest ostetud kaupa, et sisaldusi ja koostisi, et mis seal siis tegelikult sees on veel peale nende vajalike toitainete. Mirjam ei ole kunagi eriline magusasõber olnud ning maiustamise tungi pole tal ka nüüd tekkinud ja parem on. Tihe magusasöömine on alati kahjulik, kuid raseduse ajal tasuks sellega eriti ettevaatlik olla. Lisaks sellele, et see tõstab veresuhkrut ning võib suurendada lapse sünnikaalu, on raseduse ajal naise immuunsüsteem nõrgem ja seetõttu võib liigne magusa tarbimine põhjustada pärmseene vohamist ning teisi terviseprobleeme. Kuidas sul on olnud iiveldamise ja oksendamisega, et kas sa oled pääsenud või on ikka ette tulnud? Ma ei ole kummagi lapsega pääsenud, kummagi rasedusega pääsenud iiveldusest. Ma ei ole sellest pääsenud kohe mitte üldse. Sellepärast, et nii esimese kui teise lapsega mul iiveldus kestis ikkagi kaua, et kui ma küsimuse peale, et millal see ometi lõpeb, vastas ämmaemad, et tegelikult enamusel naistel oleks juba see kuu aega möödas olnud, aga minul ikka iiveldas. Ja minu meelest kõige hullem oli see, et need korrad, kui ma sain lõpuks oksendada, mul hakkas parem. Aga seda juhtus maksimaalselt 3 korda, võib-olla mingisuguse 2-3 kuu jooksul. Iiveldamine ja oksendamine ühest küljest on tavalised raseduse tunnused. Teisest küljest vahel on nad nagu väga intensiivsed ka. Kui oksendatakse päevas mitmeid ja mitmeid kordi ja kaalu mitte ei tule juurde, vaid kaal hakkab hoopis langema, siis vahel on küll olukorda selline, et lapsel ei pruugi kõiki toitaineid kohe olla. Sellistel väga erandlikel juhtudel võib ema vajada haiglaravi. Isegi kui sul esineb raseduse alguses oksendamist, ei tasu sellepärast ülemäära muretseda, sest esimestel raseduskuudel on beebi veel nii väike, et ta saab oma arenguks vajalikud ained emalt ikkagi kätte. Samas, seda enam tuleb jälgida, et tarbitav toit oleks tervislik ja kvaliteetne. Kuigi rasedate isude kohta teatakse rääkida legendaarseid lugusid, nendib Mirjam, et tema pole tundnud tungi süüa kriiti või mõnd muud kummalist või ebatervislikku asja. Tema isud on olnud üllatuslikult tavalised. Mul mingi vahe näiteks tekkis pöörane isu kanaklimbisupi järel niimoodi, et ma võisin tunda, et ma kell 3 öösel pean hakkama endale keetma kanaklimbisuppi, mida ma tegelikult ei ole veel teinud, aga ja see oli selline asi, mida ma võisin süüa lihtsalt gallanite viisi, palju. Aga eelmisel korral? Eelmisel korral oli ka ikkagi üsna igavad rasedused, ei ole mingeid selliseid kihvte asju, et saaks meenutada, et ma sõin kriiti või sellised ägedaid, et kõik küsivad, et kas või isutab ka millegi järgi ja siis ma ütlen, et ei. Need isud võivad olla märgiks sellest, et kehas on tegelikult millestki puudus. Näiteks sagedasti rauapuudus võib avalduda šokolaadi isuna, kuna kakao sisaldab ka üsna palju rauda. Samas rahuldada oma rauavajadust šokolaadiga igapäevaselt ei ole väga hea mõte. Abiks võiks olla hoopis see, kui näiteks süüa igal hommikul kaerahelbeputru ja siis võib olla pikema aja jooksul ei ole see magusaisu enam nii valdav. Kuigi tervislik ja tasakaalustatud toitumine on väga oluline, ei pea end siiski väga rangelt piirama ega tundma süümepiinu, kui mõnikord pisut patustatakse. Järgmisel nädalal räägime enneaegsest sünnitusest ning enneaegselt sündinud lastest. Iga päev on millegi uue algus, selleks, et miski meie tugevate tšempionite ja võluvate printsesside igapäevaseid saavutusi ei häiriks. Uutel Huggies Ultra Comfort mähkmetel on eriti pehme ja sekunditega imav kiht. Meie kõige kuivemad mähkmed tüdrukutele ja poistele.